Sündmused Kristjan Luige ümber hakkasid hargnema juba 3 aastat tagasi, kui noormees Eesti artistide muusikat kurikuulsa Pirate Bay ja oma portaali orkut.planet.ee kaudu tasuta laiali jagas. Maht ulatus sadade gigadeni, mis tõttu venis pikale ka kohtuprotsess. Aktaga see ei olnud üldse seotud, see kriminaalasi. Prokuratuur lähtub oma tegevuses üksnes tõenditest ja kriminaalasjas olevatest materjalidest ja seadusest. Ja selline seaduse säte, mis lubab isikut karistada piraatkoopiate valmistamise eest, oli Eestis juba kehtestatud ammu aega tagasi. Tegelikult on kohtuveskid internetipiraate jahvatanud viimastel aastatel, võib öelda, et 2 suupoolega. Aastal 2010 ja 2011 registreeris Justiitsministeerium kokku 141 intellektuaalse omandi vastast kuritegu. Kristjan Luige karistuseks jäi 8 kuud tingimisi 3-aastase katseajaga ja ligi 8000 euro eest kahjunõudeid erinevatelt muusikatootjatelt. See juhtum on enam-vähem samasugune asi, kui näiteks keegi teeb näiteks endale restorani, paneb sinna sisse kogu oma hinge, vaeva, kõik võimalikud säästud ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis tuleb üks mees, kes teeb talt tagant laouksed lahti ja ütleb, et aga mis te sealt eest nagu raha eest ostate, et te saate siit tagant laost võtta niisama endale süüa ja koju viia. Siiski on Atsol Luigest kahju ning arvab, et vangistus olnuks noormehele liiast, kuid mõistab tema teo siiski hukka. Muusika tegemine on kallis lõbu ning plaadimüük Eestis paljudele niigi kahjumiga ettevõtmine. Kui palju siis üks bändiliige lõpuks plaadimüügi pealt teenib? Kui ühe loo salvestamine Eestis maksab keskmiselt umbes 300 eurot, plaadi tegemine 3000 eurot, siis pärast seda alles, kui kõik kulud on kaetud ja kui plaadifirma on võtnud vahelt oma osa, siis ühe plaadimüügi pealt teenib bänd umbes 6–12% ehk sisuliselt jagavad bändiliikmed omavahel vaid sente.